Head rattasõbrad, tere tulemast kuulama järjekordset Rattalõvi siis taskuhäälingut. Täna mina juhin seda vestlust, Kristjan Vaga ja minuga on endiselt, olen selle arvamuse juures, et ikkagi kaks Eesti rattaspordilegendi, Jaan Kirsipuu ja Rene Mandri. Tervist! Tere, tere! Suurepärane. Täna arutame, muidugi vaatame tagasi Balti meistrivõistlustele, kus siis anti välja Eesti, Läti, Leedu meistritiitlid, aga vaatame ka natuke edasi. Vaatame ühe juuli rattaspordisündmuse poole ehk siis Tour de France'i poole, aga üldse arutaks või alustaks tänast siis jutuajamist täiesti teistsuguse teemaga. Rene Mandri, sina oled tänasel päeval siis Iisrael Pro Cyclingu spordidirektor. Jaan Kirsipuu, sina oled Astanas siis spordidirektori rolli kandnud. Palju räägitakse sellest rattaspordi spordidirektorist, et need on need kõige tähtsamad mehed, kes seal taga autos istuvad ja ütlevad kõikidele ratturitele, et kuidas sõitma peab, kuidas trenni peab tegema ja kõike muud tarka. Ja siis on ka debatt-etappi. Me olemegi jõudnud sellisesse kohta rattaspordis, kus võib-olla ratturid ise ei teagi enam, mis rattasõidus või mis võistluse käigus teha ja ootavadki nii-öelda juhtnööre sealt autost, sellest targast autost, kus siis Rene praegu istub, Jass on kunagi istunud. Ja siis võib-olla paralleelina tooks, et jalgpallis on peatreener on kõige tähtsam Maajoo, kes siis selle väljaku kõrval on, karjub, ütleb, sina jooksed sinna, sina jookse sinna, sina pead niimoodi värava lööma, sina pead niimoodi kaitsema. Kuidas teie kirjeldaks, et mida teeb tavapärane spordidirektor siis profitiimis igapäevaselt? Mis see amploa on ja kuidas see erineb tegelikult ja kas see üldse erineb jalgpalli mõistes siis peatreenerist? Äkki Rene, sina tänasel päeval selle ametit alustades, et tee sissevaade, mida sina igapäevaselt teed? Kas see on lihtsalt ainult autos võistlustel taga olemine või on see ikkagi 365 päeva planeerimine ja kõik muud toredat? Ma alustaks võib-olla sellest osast, et sa jõudsid siin ära mainida seda, et võib-olla rattur ei teagi päris täpselt, mida teha ja siis see spordidirektor peab talle seda ette ütlema. Päris nii see tegelikult ei ole, et see rattur ei teaks seda, et tiim paneb sellise taktika paika. See taktika pannakse paika üldjuhul siis nende spordidirektorite poolt, kes seal võistlusel on, samamoodi on mõni treener või andmeanalüütik kaasas, kes aitab välja arvutada siis, kui ütleme sprinteritele mägisem etapp, kas see sprinter ikkagi üle tõusude tuleb ära, kas on mõtet mehi ohverdada teda ootama, sest sprinterid võivad tõusu peal maha jääda, kui pikaks see vahe võib käriseda, kas nad järgi vedada ja nii edasi, et nüüd alles hiljuti kriteeriumi Dauphinel, kus käisin, siis seal meil oli mitmel etapil see olukord, kus tegelikult etapid olid väga rasked ja seda, kas meil sprinter finišini välja veab, oli suure küsimärgiga ja seda sai päris täpselt tegelikult välja arvutatud, need riskid enne sõitu ära analüüsitud, et mis võimalused on üldse, et sinna ette välja jõuda ja see peaspordidirektor, kes siis ka autos sõidab kaasa kõrvalistmel ja on raadiokiljes, tema siis on see, kes võtab selle vastutuse ja tema on selle lõppsõnaga, aga tegelikult see meeskonna töö kamba peale pannakse kokku ja suunised ju enne võistlust tulevad ikkagi juba hooaja algusest, et hooaja algul pannakse võistluskalender kuttidele paika, seda tehakse üheskoos, seal tihtipeale treenerid, spordidirektorid, meil istub tiimis umbes 20 inimest ümber laua, kui enam-vähem pannakse seda kalendrit paika. Loomulikult on sporting manager, see on siis mees, kes on minu pea kohal, kes võtab seal vastutuse ja lõpuks on lõppsõna temal. Et sealt hakkab see suund pihta, sealt tulevad sellised põhiülesanded, jõuame võistlusele lähedamale, siis peaspordidirektori ülesanne on tihtipeale ikkagi rajad täpselt läbi kammida. Meil on hea programm selleks VeloViewer, kuhu me ka laivis siis kaardi peale märgime kõik kurvid, tõusud, kiitsamad teed, laiemad teed, kõik nuansid maha. Seal kõrval on teine spordidirektor, kes aitab masinate liikumise korraldada, sest finišisse peavad jõudma masinad stardist, vahepeal toidupunktides ära käima ja omakorda toidupunktide eest hoolitseb siis ja hotelli logistika eest hoolitseb kolmas spordidirektor. Et need ülesanded on niimoodi ära jagatud. Enne ma korra segan vahele, kas see VeloViewer on siis selline tark tehisintellekt, mis põhimõtteliselt ütleb ära, et millisel kilomeetril on kõige tõenäolisem, et toimub kukkumine või toimub mingi selline raske hetk võidusõidul? Ta on edasi arendatud versioon tegelikult suhteliselt tavalises Google Mapsis, kui nii võib öelda.
kus sa saad ise käsitsi siis lisada neid highlight'e või punkte. No kui ma ütleme sellist keerulisemat sõitu läbi käin, siis ma ikkagi 1-200 kilomeetrise võidusõidu peale läheb julgelt üle tunni, et kiirkorras läbi käia ja mingid punktid siia-sinna maha jätta. Tihtipeale läheb veel ekstra tund selle peale, et nagu teha süvaanalüüs ja siis paned kokku ka sellise presentatsiooni poistele selle sammuse pealt, mida sa nägid, et selle presentatsiooni ühe, ütleme, tuuri etapi või ühe klassiku jaoks presentatsiooni kokkupanek, selline mustandi tegemine läheb tavaliselt kuskil tund kuni 1,5 tundi ja siis vahetult enne võistlust selle eelmine õhtu käid detailid üle lisada, ilmateated, tuulesuunad, kõik sellised detailid juurde, korraldaja on võib-olla mingit lisainformatsiooni jaganud, kontrollid üle, et kas kolmanda spordidirektori lisatud toidupunktid, nüüd küll korraldaja lisab toidupunkte, aga need toidupunktid on tehtud ikkagi mingis vahemikus, et a la kilomeetrist 97 kuni 104 võid joota. See on hea näide, kui on 7-kilomeetrine lõik, siis tegelikult see kolmas spordidirektor läheb, häkib selle raja nendel punktidel läbi, vaatab, et kas auto saab sealt liikuma sealt punktist uuesti, kas see punkt on vastumäge või ei ole, et ta oleks kiirus madalamalt, saaks joogi kätte, samamoodi tema peab siis toitumisnõustajaga koostööd tegema, et saaks täpse siis selle pudelite sisu ja arvu teada, mis omakorda antakse siis teenindavale personalile, staffile edasi, kes peavad need pudelid kõik ette valmistama, seal toidu ette valmistama. Et see on jah selline meeskonnatöö, mis on vaja kõik ära looksutada ja võistlusel üldjuhul siis seesamune kolmas spordidirektor juhib siis peaspordidirektori autot. Tema ülesanne on see, et auto jõuaks sinna, kuhu vaja sportlasele appi ja esimese direktori ülesanne võistluse ajal on see, et veloviewerist sisuliselt maha lugeda seda osa legendist, mis on vajalik poistele ette lugeda. Tihtipeale me märgime veloviewerisse maha oluliselt rohkem infot ja detaile kui see, mis me raadiodel edasi ütleme. Ja kui rääkida sellest, et siin osad tiimid ütlevad, et ratturid enam ei oska võidu sõita ilma selle spordidirektorita, kes raadiodel infot edasi annab, siis tegelikult see nii ei ole, et sportlased teavad taktikalist plaani väga detailselt ja täpselt enne sõitu. Et seal võistluse ajal seda taktikalist plaani või detaili edasi anda üldjuhul ei tule. Mida me teeme raadioteel? Me hoiatame ette, kui on mingid ohtlikud kohad tulemas, et a la me oleme näinud, et kuskil on mingi suure kiiruse pealt teekitsendus, suure kiiruse pealt a la mingi kurv tulemas, sest ega me kõiki lamavaid politseinike, eraldussaari, allamäe kurve asju ette ei loe. Küll me loeme need asjad ette, mis me näeme, et see võib olla tõesti ohtlik, et kutid silmad lahti hoiaksid, seal midagi ei juhtuks. Aga see, mis kilomeeter on vaja hakata positsioonil istuma, mis kilomeeter tuleb see võtmekoht, kust alates läheb võidusõiduks suure tõenäosusega. Need asjad on kuttidel enne sõitu teada ja seda sa ei pea nämmutama nii väga, et korra mainid ära, et nüüd tuleb see punkt, millest me rääkisime, aga see ei ole sellisel kujul, et nüüd on vaja ette saada, nüüd on vaja seda teha, et tegelikult sportlase, nagu sul raadio niimoodi kõrvas röögiks, siis see läheks ikka peast lolliks ära, et seal on ikkagi väga sellised spetsiifilised asjad, mida öeldakse edasi. Rene, siiski tooks välja selle, et ma arvan selline unelm purunes praegu, et profitiimid ei olegi ainult 30 ratturit, kes sõidavad võidu, vaid tegelikult see on ikka selline keskmine kuni suur ettevõte, mille nii-öelda jääme tipp on see, et siis on see mingi Pogačar või siis Carapaz kuskil viimasel kilomeetril ründab, et seal tegelikult taustal on oluliselt suurem seltskond, kes seda asja veab. Aga jäsk, kas siis kinnitad nagu seda, et peamine spordidirektori ülesanne on tegelikult lihtsalt nii-öelda kaine mõistusega maksimaliseerida oma tiimi potentsiaal, et kui mingi rattur, eks ju, võidusõidul arvab, et tema saaks parema tulemas, aga tegelikult nii-öelda numbrid ja hetkeolukord sealt autost vaadates näitab, et see ei ole tegelikult mõistlik, et selle mehe peale mängides see protsent on nii väike, et siis sina võtad selle otsuse seal vastu ja proovid maksimaliseerida siis kogu selle tiimi, on siis 9 või 8 ratturi tulemus sellel võidusõidul. Kõik need detailid, mida Rene ette luges praegu, see on tegelikult siuke, kui võidusõit toimub niimoodi täpselt nagu plaanitud oli, aga tihtipeale võidusõitudel juhtub igasuguseid asju ja kas keegi su liidritest kukub mingi äparduse, siis on vaja kiire otsus teha, mis teha. Siis on see sportdirektori kiire kaine mõistus, mis loeb. Et kui kõik läheb plaani järgi, siis põhimõtteliselt ei olegi vaja midagi öelda.
aga noh, ma tahtsin veel seda ka öelda, et võidusõitjal ja võidusõitjal on siiski vahe, et mõni saab rahulikult ilma raadiota ka täna sõidetud. Võtame Pogačar, Alaphilippe, Van der Poel eriti. Neil ei ole raadiot vaja. Aga osad vennad ei oskagi ilma raadiota tegelikult ikka sõita, et nad ei ole kõik niimoodi ühe pulgaga löödud poisid, et mõni ei saa ilma raadiota üldse hakkama. Selles suhtes ma olen nõus, et mõni vajab seda lisatuge, aga see on mõnes mõttes ka tänapäeva kontekstis õpitud abitus juba tänu sellele, et see raadio on olemas. Aga teise koha pealt Jass tõi väga hea punkti välja, et kui võidusõit ei lähe plaanipäraselt ja seal on olukordasid, mis nüüd edasi, siis tegelikult vastutuse peab võtma spordidirektor, mitte sportlane, mis tähendab seda, et sportlane ikkagi küsib spordidirektori käest järgi, mida teha edasi. Mitte, et nad ei oskaks ise otsuseid vastu võtta, tihtipeale nad oskaks ise sama otsuse võtta, aga võib olla olukord, kus sul on kolm ütleme, liidrit või 2 liidrit, mõlemal on oma idee, siis spordidirektor on seal vahel see, kes ikkagi ütleb, mis suunda minnakse. Aga ma olen nõus ka, et osad kutid vajavad rohkem juhendamist. Aga Rene või Jess, kumb vastake, mida sa teed siis selle sportlasega, kes võtab selle raadio endal kõrvast välja ja teeb seda, mis ta tahab võistlusel? Kuidas sa sellist olukorda siis lahendad? See on hea küsimus, tänapäeval ma isegi ei oska öelda. Vanasti oli see normaalne, kui direktor läks hulluks kätte ära ja siis ma vaatasin oma tiimis ringi, mitte kellelgi polnud raadiot kõrvas, et siis ma aimasin, mis sealt autost tuli parasjagu. Aga tänapäeval ma isegi ei oska kommenteerida, et saab kõva tuti õhtul võib-olla. No mina oskan nii palju öelda, et vähemalt meil meeskonnad siis Israel Premetech tiimis on sellise kujul asjad välja ütleme siis kujunenud või mitte kujunenud, vaid isegi suunatud, et kõik spordidirektorid peaksid suhteliselt ühe käekirja järgi võistlustel toimetama. Selleks meil peetakse mitmeid koosolekuid ja koolitusi, et me suhteliselt üheselt seda teeks, et ei oleks väga seinast seina. Ja lihtsalt emotsionaalne röökimine ja karjumine meie tiimis kombeks ei ole, kuigi ma olen kõrvalt seda näinud. Osades tiimides seda tehakse ja ma olen ka näinud, kuidas siis need tiimiratturid sõidavad see klapp väljas. Loomulikult, kui sul on mingi kogenum vend pundis, kes lõpus enam ei taha, et teda ergutatakse, siis ta võtab selle ära, sest tegelikult viimased 15 kilta vastu mäge, sul ei ole seal maksimumi peal. Esimesed on eest ära läinud, sa oled veel top 10-sse võidu seal, sul on vaja endast kõik anda. Mõnele meeldib, kui ergutatakse, mõnele ei meeldi. See, kellele meeldi, see võtab klapi lihtsalt ära, see on märk sellest, et et rohkem ei ole mõtet raadiosse teda ergutada. Mõni on jällegi vastupidi, teda on vaja iga kurvi tagant pushida, et ta endast maksimumi välja annaks. Et sportlased on väga erinevad, sama ka temposõidus. Mõni sportlane temposõidus soovib, et lisaks sellele, et sa ütled ette, et kurv on tulemas ja milline see kurv on, et kas sa lähed, ütleme, lenksust hoides või lähed kõrvalt siis sarvedest hoides. Et lisaks sellele siis, kas sa ergutad ja kui palju sa ergutad. Et mõni soovib, et ta kohe pushitakse, mõni jällegi ei taha seda osa üldse, tahab ainult väga kindlalt faktilisi teadmisi saada, et kuna on kurv, kui palju on tõusu, mitu protsenti, kuna jälle allamäge läheb, et tahab ainult sellist infot saada, et sportlased on ka väga erinevad. Aga kui palju ka sellist moonutamist käib spordidirektori poolt, et näiteks ka eralistardis, et sa ütled tegelikult, et see vahepunktis, see vahe oli sinu ja sinu lähima konkurendi vahel oli väiksem, kui ta tegelikult oli, et võib-olla motiveerida seda sportlast. Kas sellist asju ka toimub? No ma jätaks Jassile. No ma tahtsin öelda, et sinu tiimis on ka üks sportdirektor, kes käitub nagu lastega vahetevahel, aga jah, see eraldistardis konkreetselt, siis minule ei meeldinud ergutamine üldse. Siis ei olnud raadiot, eraldistardis ma ei pannud, ma olin rajamale selgeks teinud. Ja siis olid autodel ja truuparid, kes siis mõtles, et kus nüüd on. Aga siis ma toon täiesti vastupidise näite, et Austraalia MM-il käisime just eilne vastne Eesti meister Liisa Ebras. Nendel oli raadiot kaasa ja siis mõtlesin, et kas sa tahad, et ma sulle ergutan või juhendan? Ta tahtis igat nõu saada, et mis võimalik on. Loomulikult ma olin siis autoroolis selle raja selgeks teinud. Aga ta tahtis igat vähimatki infot, mis ma saan anda, et kuna panna maksimum, kuna hoida tagasi ja nii edasi. No see on hästi oluline ka tegelikult autost ära tajuda seda, kas
olemas järel stardis on selline asi nüüd profidel, et väga täpselt arvutatakse välja, mis lõigu peal, mis vatiga sõitma peaks. Et sul jaguks raja raskemateks lõikudeks, kui on võimalik kõige suurem kiiruslik vahele või ajaline võit saada, seda lisaenergiat jaguks. Siis mida noorem tänapäeval, seda lihtsam on seda treeneril talle maha müüa ja seda lihtsam on teda selle järgi sõitma panna. Mida vanem ja kogenum, seda raskem. Mitte sellepärast, et tal kogemused on nii kõvad ja ta oskab, vaid sellepärast, et tal on endal välja kujunenud mingi selline režiim, kuidas ta tempot sõidab, mis ei pruugi üldse kokku minna selle analüütilise plaaniga. Ja siis pärast võib-olla on see koht, või ongi see koht, kus tegelikult tehakse analüüs, istutakse maha ja siis näidatakse tegelikult väga konkreetselt ära, näed, kui sa tegelikult kaotasid täna 20 sekundit selle pärast, kuigi tegemist on vana võidusõitjaga. Noorte võidusõitjatega ei pea maha istuma sellist juttu puhuma, sellepärast, et nad saavad sellest juba aru, nad ongi selles kontekstis nagu ütleme üles kasvanud rattaspordis ja nad saavad aru, kui oluline see on. Neil ei pea enam seda õpetama, sest see on midagi, mida justkui ema piimaga juba kaasa antud. Vanematel sportlastel, paljudel, peab hakkama seda õpetama, mis on täielik müstika, aga see tegelikult niipidi toimib, sest vanemad sportlased, kes on üle 32 juba seal, nad ei suuda tihtipeale kaasa tulla nende uuendustega ja nad ei saa aru, et see päriselt ka töötab. Mina olen harjunud stardist panema ja lõpuni välja. Aga tegelikult kui näitad numbrites ära, et kuidas see ei tööta, siis hakkavad kaasa mõtlema. Et tihtipeale peab ikkagi selline andmeanalüüs ja ütleme siis debriefingud või peale sõitu analüüsid ja mahaistumised toimuma just eelkõige vanemate vendadega, sest nooremad võtavad selle kohe vastu. Aga Rene juttu kuulates tuleb kohe meelde iga-aastane debatt, et rattasport on läinud liiga analüütiliseks ja samamoodi siis raadiote debatt, et raadioside võistlustel muudab sõidud igavamaks, kuna kõik teavad 100%, mis kilomeetril, mis meetril on küljetuul, ei ole mingit üllatusmomenti, tehakse vähem selliseid ebaloogilisi rünnakuid, mida tegelikult ju meie fännidena või mina fännina tahaksin näha rohkem, et kõik ongi nii ette teada. Aga teistpidi on muidugi see nii-öelda debati teine pool, et tegelikult raadioside on muutnud rattasporti kindlasti oluliselt turvalisemaks ja võiks ju mingil määral neid kukkumisi vähendada. Kus pool teie selles debatis olete, et kas rattasport on natuke liiga analüütiliseks läinud ja on kadunud ära selline kuidas ma ütlen, see on X-faktor või üllatusmoment rattaspordis või teistpidi see ongi selline loomulik areng ja nüüd me näemegi sporti, kus peaaegu kõik ratturid nii-öelda protokoll nii-öelda ei ole üllatuslik, vaid on ikkagi selle järgi pandud, et mis on nende maksimaalne füsioloogiline võimekus. Jass, äkki alustad vanakooli mehena seda debati arutelu? Seda ma tahtsingi öelda, et vanakooli mehena, et kas ta nüüd on liiga analüütiline, võib-olla isegi ei ole. Eks üritati seda analüüsi teha ka siis, et vanasti. Aga ma olen endiselt seda meelt, et tiimi ja võidusõitja vahel ei tohiks raadiosidet olla. Et see ei tee audiosõitu turvalisemaks. Mina olen seda meelt, et see teeb ohtlikumaks, et kui kõik direktorid, nad teevad kõik seda andmeanalüüsi. Ja see 90% see jutt, mis tuleb autost, ütleme, see kattub ükskõik, mis autosse tuleb. Ja need ohtlikud kohad, mis tulevad varsti, kõigile öeldakse seda ja siis hakkab ilge trüga. Ja selle ilge trüga käigus ongi kõige suuremad kukkumised tavaliselt. Aga nüüd me saamegi debatti, mis noorem põlvkond arvab, Rene? Mina ütlen seda, et need ohtlikud kohad on enne sõitu teada ja need ohtlikud kohad saab ka lenksu peale kirjutada pastakaga, teibi peale, mida tehti ka vanasti. Et see minu nägemuses, vähemalt meie tiimi ütleme, töömudeli järgi, ma ütlen, et me kindlasti ei sööda agressiivselt infot peale ja meil ilma raadiosideta kindlasti kutid oleks nendel hetkedel, kui me soovime positsioonile teeks seda sõitu. Et ma ei julge küll kuidagi väita, et see ohtlikumaks teeb, pigem teeb ohutumaks, sest korduvalt on raadio ära päästnud selle, kus näiteks tuleb vastassuunas kiirabi, kuskil on koer lahti, kuskil on mingi eraldussaar, mida keegi näe kurvi taga. Ja mingid selline info, mis tuleb tegelikult võistluskorraldajalt tiimi autosse ja öeldakse, et öelge oma sportlasel edasi ja me saame selle edasi öelda. Et ma näen, Jass saab kohe sõna,
aga et kindlasti on selliseid olukordasid. Ma olen jumala nõus sellega, et kui on ootamatuid situatsioone või lahendusi taktikalises mõistes, et seal teinekord on nii, et võidusõit on kaua kestnud, kõik tahavad jooksikute gruppi minna, siis mingil hetkel sa tiimi liidrina ütled ka või spordidirektorina ütled raadiosse selle ära, et kutid, tõmmake veits soogu maha, jälgige mängu ja siis, kui hakkab midagi tugevamat ette tekkima, siis teete koos selle lükke, et kedagi sisse tõmmata, sest näed, muidu lõhud tiimi ära või teistmoodi teinekord pääseb 11 venda eest ära. Kas on vaja tööle minna või ei ole? See otsus tuleb autost selle pealt, et kes seal ees on. Kui raadiot ei oleks, siis võib tekkida selline peatolek ja võib-olla ongi ohtlik minek ja läheb ära, eks ole. Sellest me saame veel täna rääkida, ma arvan, see Šveitsi tuuril see aasta esimene etapp juhtus olukord, kus ükski spordidirektor oli piisavalt munadega, et võtta õige otsuse vastu ja tegelikult tehti kokkuvõtte osaliselt ära esimese etapiga, aga mina julgen väita, et tiimi raadiot ohtlikumaks ei tee. Ma julgen väita seda, et mis teeb tänapäeval sõidu ohtlikumaks on see, et tänavapildis on oluliselt rohkem eraldussaari. Teed on oluliselt kitsamad, on äärekivid, mida vanasti olnud, eriti kesklinnadest läbiminekud või grupifinišid linnadesse, mis on sisse viidud. Need on tänapäeval nii palju kitsamaks läinud kui see, mis ta oli isegi 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi. Et neid tuleb lihtsalt iga päev juurde. Suurtel sõitudel me näeme seda, et need ringteed, eraldussaared, asjad tihti peale võetakse maha. Tour de France'i sellega probleeme tihti peale ei ole, sest need võetakse lihtsalt maha ja korjatakse ära. Giro d'Italia Voltal enam päris nii ei ole. Ja kui me läheme sealt edasi veel väiksematele sõitudele, pilt läheb ainult tullemaks. Ja siis enam ei ole mõtet su sinna raadiosse karjuda, et nüüd vasakul paremal või jumal teab mida. Sa lihtsalt jätad need asjad kõik ütlemata, sellepärast, et kutid teavad nagu nii, et kilomeeter 20 kuni 50 on tehniline tsoon ja seal peab silmad lahti hoidma. Aga mul on hea meel, et debatt on saabunud. Jass, palun. Sa rääkisid pikka juttu maha, aga sa ei kuulanud lauset. Raadioside tiimi auto ja võidusõitja vahel. Kus ma tahtsin lõpuks jõuda, et raadioside võiks olla, aga organisaatori poolt. Ja siis juhtuvad need asjad, mis muudavad võidusõidu põnevaks, just nagu sa rääkisid, et tekib peatolek, vennad ei tea, mida teha ja siis peab see võidusõitja või meeskonna kapten, kes seal on kogenum vend, otsustama, mida teha. Siis muutuvad võidusõidud põnevaks. Ma ei ole sellele mõttele absoluutselt vastu. See on kindlasti üks koht, mida võib-olla Kuutsi on vaadanud, kaalunud, mõelnud, aga seal on üks väga suur probleem. Esimene probleem on keelebarjäär, selleks, et sa ei tea, mis keeles sa kommunikeerima pead sealt võistluse kohtunike autost. Sul võivad olla sportlased, oletame, et kõik peab käima inglise keeles, sul võivad olla see pundis sportlased, kes sellest inglise keelest, mida sealt raadiost edastatakse, aru ei saada. On esimene probleem. Teine probleem tegelikult see kvaliteet, mis raadioside sul seal on. Sest praegult ise spordidirektorina võistlusele käies, ma näen, et see kvaliteet meeletult kõigub raadiotuuri näol. Seal ei pruugi olla piisavalt adekvaatset inimest ja see on raadiotuur, millele tegelikult ei panda veel nii palju rõhku. Palju suurem probleem. Rene, seleta korra ära, mis on raadiotuur nii-öelda siis võistluse käigus? Raadiotuur on siis sisuliselt kohtuniku autost või peakohtuniku autost tulev tiimide jaoks mõeldud infokanal, kus siis sportdirektorite jaoks jah, mõeldud infokanal. See on siis nii-öelda korraldajate poolt siis sportdirektorite autodesse, aga mitte ratturitele otse? Ei. No see tuleb tihtipeale kas Itaalia, Prantsuse või inglise keeles või hispaania keeles, oleneb, mis riigis sa oled. See juba paneb mingid seinad ette, kui sul hakkab seal kõva aktsendiga hispaania daam inglise keeles rääkima, millest keegi aru ei saa, siis juba seal tiimi autos, siis seal rattaseljas ei sammu ükski ratturaulu, millest seal räägitakse. Aga milleni ma tegelikult jõuda tahtsin sellega, kui me tahame turvalisemaks seda asja teha, siis minu jaoks ei ole nagu need raadiod esimene asi, mille kallale minna. Esimene asi peaks olema ikkagi selle võistlustrassi disain. Ja UCI peaks seal oluliselt konkreetsem olema, sest seal me näeme ikkagi väga seinast seina korraldusi, kus alla teatud võimekuse ei tohiks üldse teatud piirkondades võistlusi korraldada, sest nagu ma räägin, lihtsalt neid poste, eraldussaari, kõiki neid on nii palju, mida sa kurvi taha ei näe või kui sa oled seal pundis kas või 20. positsioonil, mida sa ei näe.
ja sa pead lootma oma ees sõitvale ratturile, kes sulle ikkagi selle ruumi seal jätab või märku annab, et see tuleb, siis ja seda sa autost ette ei saa öelda, sellepärast et auto on ju kilomeetri kaugusel esimestest ratturitest tihtipeale. Et see ajaline välp juba seal on selline, et sa ei saa seda öelda, 200 meetri pärast tuleb mingi selline asi, sa ikkagi ütled, et sul tuleb 2 või 3 kilomeetri pärast. Aga Rene, ära muretse, UCI on leidnud siis rattaspordi kõige keerulisema ja kõige ohtlikuma osa ülesse, see on lenksu laius ja nüüd on hakanud seda siis reguleerima, et lenksud ei tohi olla siis kitsamad kui 40 sentimeetrit ja peaasjalikult sellepärast, et kui on kitsamad, siis väidetavalt ratturid ei oska sõita nii hästi, kaob siis juhitavus ära ja toimub rohkem kukkumisi. Kas see on otsitud probleem või on see päris probleem, et tõesti mehed sõidavad 36 sentimeetrise lenksuga ja juhitavus kaob ära ja sellepärast panevad iga teine võidusõit pikali? Kas seda on juhtunud või kus see tuli? No see on kuskil vahepeal on see tõde, ma ütleks, et see on täis füüsikaseadus, et mida kitsam sul on lenks, seda kehvem ta on ratas juhitav. Nüüd, kus see piir jookseb, see on nagu nüüd eraldi küsimus, et minul oli eluaeg 42 ja ma ei tahaks neile 38 lenksuga sõita elu sees. Et aga ma ütlen, on väiksed tüdrukud, kellel on õlgade laius ongi väiksem ja nad ei taha nagu mootorrattaga sõita nii-öelda piltlikult öeldes. Et see on nagu sihuke, ma ei tea, kus see õige piir jookseks, ütleme niimoodi. No, mina ütlen seda niimoodi, et UCI reageerib asjadele, mis on 5-10 aastat vanad, millel ei ole teaduspõhisust taga, mis on saunalaval räägitud, pisikene aeglane organisatsioon, kes lõpuks on hiljaks jäänud oma otsustega ja siis tulevad välja sellise asjaga, mis paneb ainult kukak kratsima tegelikult. Kui selle jutuga oleks välja tuldud 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi isegi, siis oleks kindlasti rohkem natukene poolehoidu leitud ja võib-olla oleks see ka läbi läinud ilma suurema kisata esialgu. Tänapäeva kontekstis tegelikult meeste profimaailma, kus hakkad täna konkreetselt sisse vaatama, kui palju on ülikitsa lenksuga vendasid seal. Seal ei ole neid. Ma võin veel kord väita, ülikitsa lenksuga vendasid võib-olla 1-2, aga alati on erandid. Tegelikult positsioon pannakse tänapäeval paika ju bike fiti ajal ehk kutid istutakse ratta selga, mitte selle järgi, et mida kitsam seda ägedam, vaid selle järgi, et oleks juhitav, mugav, loogiline, aerodünaamiline. Aerodünaamika ei tähenda alati kõige kitsamat lenksu. See tähendab seda, et sa oled võimeline oma keha alla tooma, küünarnukkidest alla laskma, õlad sisse tõmbama ja nii edasi, seal on neid pointe väga palju. Ja kui sa oled kitsa õlaga vend ja kitsa puusaga vend ja sa oled rääkimata tütarlastest, kes on üldse lühikest kasvu, 150-155 pikad teinekord ja õla laius ongi ainult seal 30 sentimeetrit, siis kuidas me hakkame nõudma järsku, et nad peaks oma käed laiali ajama, et üldse rattaseljas istuda. Et see muutub väga ebaloogiliseks teistpidi, eks ole. Ja kui me räägime sellest, et pundis liikumine, siis tegelikult kui lenks on laiem juba kui vaagen, siis hakkavad lenksud üksteise vastu põrkuma. Ja tegelikult pundi keskel jääb ruumi vähemaks ja on veelgi ohtlikum. Tolle hetkini, kui sul on õlad sama laiad nagu lenks ja enam-vähem sama nagu vaagen, siis tegelikult esimene kokkupuutepunkt on sul küünarnukk, õlg, puus ja tegelikult on see keha tunnetus ja ei ole see, ütleme, varustus vastu varustust või see lenks vastu lenksu ja neid ohtlikke olukordasid selle arvelt on juba vähem, sest sul on palju lihtsam seda ratast juhtida. Et ma ei saa mitte kuidagi nõustuda selle uue reegliga, millega UCI praegu välja tuli, sest see on ikka nii vastumõistust sellele, mis tänapäeval tehakse, et või ütleme arusaamade mööda või vastu arusaamadele, et kuidagi ei suuda aktsepteerida, et kuidas sellise rumalusega välja suudetakse tulla. Ma olen ka arvamusel, et ega lenksu laiusega soki pikkus ei muuda väga sõitu turvalisemaks või siis ohtlikumaks. Ja sa tõid väga õige teema, Rene, et tegelikult rohkem peaks keskenduma just trassidele, just mingid finišid, kus viimasel 200 meetril on kas ringtee või viimasel 100 meetril on 90-kraadine kurv, et need on tegelikult need kohad, mis muudavad nagu sõitu oluliselt ohtlikumaks. Aga Jass saab kohe seda kommenteerida, aga kui täna poistega rääkides, kes profipilotonist sõidavad, siis nemad pigem ütlevad ka seda, et sa võid igasugused nii-öelda sellised reglementatsioone teha või mingeid piiranguid teha, aga tegelikult lihtsalt pigem on see, et profipilotonist see konkurents on läinud nii hulluks, noored kutid, kes peale tulevad,
nad enam ei mõtle nii palju võib-olla oma elu peale, mõtlevad ainult tulemuste peale, et see on lihtsalt muutnud kogu sellise rattaspordi nagu kuidagi veel nagu võitluslikumaks või selliseks hulljulgemaks ja see tegelikult tekitab neid kukkumisi. Mis teil see arvamus on, et Jass ka, kui sa tagasi vaatad, kas siis oli sinu ajal oli rohkem respekti nii-öelda nii enda kui teiste elude vastu selles profipelotonis, kui sa praegu kõrvalt vaatad? Vot ei oskagi nii öelda, selleks, et seda täpselt tunnetada, sa peaksid seal ise pundis sõitma ikkagi veel, aga ma tahtsin selle võistlustrasside kohta öelda, siis seal, ma arvan, kas see oli Baskimaa velotuur paar aastat tagasi või üks etapp, seal ei ole palju sprinterid, Baskimaa velotuuri ei lähe ükski sprinter, on ju. Aga üks etapp oli piisavalt lihtne ja lõpus oli mingisugune kerge tõusuke, siis oli 15 või 10 kilomeetrit päris ohtlikku laskumist kogu pundiga ja finiš oli täpselt all ja sadas võib-olla vihma ka natuke. No see oli, ma mõtlesin, et küll, et jumal, mida need organisaatorid mõtlesid, et siuke lihtne etapp, väike tõusuke lõpus ja siis oli 10 kilomeetrit kiiret laskumist, kurvilist. See on nagu täiesti absurd. Ja siis keegi, kellel olid kõige suuremad need samused too päev, painutas eest ära ja võitis ära. See oli üks Hollandi kutt, kes oli seal, mäleta nime praegu. Olen ka ise sõitnud, võidusõitjana mäletan ühte sõitu, mis oli ka Hispaanias, ma ei mäleta enam, mis olla võis mingi Murcia tuur või midagi, kus samamoodi tegelikult sõit oli küll tehtud suhteliselt raske, aga kõik raske osa oli nii kaugel finišist, Hispaaniasse tihtipeale lähevad ikkagi sellised mehed kohale, kes tõusust üle saavad, et kogu punt oli viimasel 20 koos ja ei olnud enam rasket momenti ja viimased 10 hakkas lihtsalt alla minema ja oli kurviline alla mäge ja siis viimased 3 oli sile. Minu arvata on, et seal see punt tõmmati lihtsalt juppideks alla mäge, et ei olnud küsimuski. Ja reaalselt seati tegelikult väga paljusid inimesi või sportlasi lihtsalt ohtu sellega, et pigem on ikkagi see, kuidas neid võistlustrassi disainida ja kuhu sa nad viid, et see on, minu arust see on korraldajatele nagu suur ülesanne ja seal peaks just näpuga rida ajama, et vaadata, et need asjad ei muutuks ohtlikuks, et need suured kiirused, mis tulevad ja siin tahetakse nüüd ülekandeid piirata uute reeglitega, et viime kiirused sellega alla. Suure kiiruse pealt sa hakkad kerima, siis sul on veel ohtlikum, siis sa muutud ebastabiilsemaks. Ma julgen väita, et rattad on lihtsalt kiiremaks läinud, varustus on kiiremaks läinud, tehnoloogilist arengut ei tohiks piiruda. Me peaks hakkama vaatama, et kus me neid võistlusi korraldame, millised need rajad on. Kas meil on piisavalt seal julgestust pandud, et sportlastele või piisavalt märke välja pandud, et sportlastel oleks info olemas, mis neid ees ootab, et ei tuleks külje pealt autod sisse. Järgmine asi, mis tehti, et ohtlik on see, kui tiimide autod sõidavad punktist punkti võistlustel, et käia toitmas. Nõus, seal osad kiirustavad. Nii. Siis väidetakse, et eelarved on vaja alla tuua, et ei oleks liiga palju masinaid, siis tiimidel, suured tiimid saavad eelise, kui saavad liiga palju punkte katta. No, ma ei tea, kas nüüd iga 10 kilomeetri tagant just tiimid olema peavad, ega tiimid ise tahavad ka olla iga 20 või 30 kilomeetri tagant, kui on palavad päevad, jahedatel päevadel nii tihti tahagi olla. Tegelikult tiimid lähevad võistlustele nii või naa juba vähemalt 3 või 4 lisaautoga ja piisava staffiga suured tiimid. Ehk nad suudavad tegelikult normaalselt ära katta need punktid, mis vaja on. Ei UCI pidi ikka tulema välja reegliga, et korraldaja paneb paika, kus toidupunkte teeme ja kõik tiimid peavad ühte kohta kokku minema. Ma ei ole toidupunktides nii palju kukkumisi veel näinud kui see aasta, sellepärast et kõik tiimid on ühe koha peal koos, seal ei ole lihtsalt füüsiliselt ruumi seda toidukotti võtma minna ja lõpuks on ikka see, et see toidukott on kellegi lenksus või see pudel on kellegi niimoodi näos kinni, et pannakse pauk ära ja pikali maas. Et toidupunktide kukkumisi see aasta kindlasti rohkem kui varasemalt ja seda eelkõige tänu selle, et see reegel tehti. Aga miks reegel tehti? Taheti teha turvalisemaks. Ja siis võidusõidu organisaator ei pruugi taibata, kus on see logistiliselt kõige mõistlikum koht juu anda, et panevad võib-olla puusat kilomeeter iga 25 kilomeetri pealt, tavai teeme nii on ju. Aga tegelikult see ei üldse loogiline asukoht nii-öelda. No võistluskorraldus tänapäeval paneb toidupunkte selle järgi, kus on kõige laiem teelõik. Ja meil on olnud korduvalt toidupunkt, sest nemad peavad nüüd arvestama sellega, et sul on 24 tiimi stardis ja need 24 tiimi oma masinapargiga peavad sinna lõigule ära mahtuma, kus nad selle toidupunkti teevad. Nii, mis tähendab omakorda seda, et vastu mäge lõikusid ei pruugi üldse sellist leidagi kuskil. Ja siis tehakse suure laia tee peal, mis on tegelikult alla mäge ka veel.
nii et toidupunktist lennatakse 65-ga läbi. Et noh, selliste lollustega peame nüüd tegelema, sellepärast, et UCI mõtles jälle kontoris, ma ei tea, kes selle peale see tuli, et teeme sellise reegli, no täiesti vastumõistus. Jah, see tehakse sul 3 nädalat või võib-olla isegi 6 kuud enne pannakse see paika, aga tol päeval on seal hirmus alla küljetuul. Mitte ükski vend ei võta sealt pudelit. Et no, see tuleks panna päev varem pannakse paika siuksed asjad tavaliselt tiimi sees. No vot, aga seda teemat siis kokkuvõttes on peamine asi, mis tegelikult tooks suurtele rattavõistlustele turvalisust juurde, oleks trassi disain ja ka see, kui oleks nii-öelda sellist linnamööblit oleks vähem või vähemalt sõidetaks kohtades vähem, kus on seda linnamööblit nii palju ning kui UCI-s oleksid normaalsed inimesed tööl, et siis tuleks ka tõenäoliselt turvalisust natukene rattasporti juurde. Aga selle... Ei, mul ei ole midagi nende inimeste vastu seal, aga... Nende mõtete vastu. Otsusteni jõutakse küll, ma ei kujuta ette, mis teid pidi, et alles hiljaaegu lugesin ühte postitus, kus väga tunnustatud Prantsuse vanakooli treener tänapäevaks juba võib öelda, nimetada teda, ma ei hakka nime siin ütlema, Jass võib isegi kuulnud pärast endale öelda, pani postituse rääkides samadest punktidest nagu UCI praegu, kuidas nad võistlust turvalisemaks teevad, mitte ühtegi viidet analüüsile, mitte ühtegi faktilist punkti seal juures, lihtsalt, et see ja see muudab turvalisemaks, ilma ühegi analüüsita. Ja siis ise seal võistluses sees olles näed, mis reaalselt toimub, vot aru ei saa, kuidas jõuame selliste asjadeni. No näed, okay. Ma nii... Aga võtame selle teema kokku ja liigume siis päris võistluste juurde. Viimane nädalavahetus oli siis... Kuule, Kristo enne, teeme nalja natuke, mu Norman Vahter helistab praegu otse sisse siia. No aga teeme siis pausi korra. Oota. Võtta vastu. Pausi ei ole vaja teha. Tere, Norman. No tere, Rene. Kuule, selline lugu, et sa oled otse eetris. Aha. Sa oled jumala otse eetris. Kristo, kinnitad, on ta otse eetris või? Norman Vahter, sa oled tõesti praegu otse eetris. Räägi, miks sa eile ei võitnud? No täitsa rattalõvi. Kuule, me ei ole veel Balti meistrivõistlusteni jõudnud, aga väga hea sissejuhatus oleks, et kuidas sul läks ja miks sind eesi näha ei olnud, miks sa seal taga pidid taga ajama? See on paljude asjade kokkulangemise põhjus. Et alguses ma olin liiga passiivne ja see maksis kätte. Ka tagantjärele tarkusena ma arvan, et ma ei oleks seal päris nende meestega võidu peale sõitnud, kes võidu peale sõitsid. Sinu ilm oli ju täpselt või? Ilm oli võib-olla küll, aga rada oli ikka päris raske Baltikumi kohta. Kas seal taga Reinuga ajasite päris hingelt, vahepeal tegite tööd? Nägin ülekandest, et saladus ei ole, mis vatiga vajutama pidite seal umbes, et seda esimest punti taga ajada? No see võis teleeetrist äge välja näha, aga tegelikult see Reinu need mäest üles vahetused lõhkusid meil selle koostöö ära, sellepärast et peale tõusu lõppu nagu 2 kilomeetrit kõik ahmisid õhku ja siis ei tahetud nagu, siis lõpuks see vahe nagu kärises võrreldes sellega, mis nagu tõusu all oli, et selles mõttes see ei olnud nagu väga hea taktika, et enne seda meil käis nagu 10 meest karussellist läbi ja siis pärast nagu ei tahtnud enam keegi teha midagi, sellepärast Rein nagu näitas, et ta on nagu nii palju üle. No ja ju mees ei tunnetanud isegi seda, et ta teistele nii palju liiga seal teeb, eks ole? Jah, et see ei olnud nagu motiveeriv teistele, aga mul oli nagu Reinu vahetuste ajal tõusude peal mingi 550 ja niimoodi. Okay. No siis ikka suht maksiga panemine. Jah.
ja kuidas siis lõpus teil 3. koha peale lahendus läks, et Aaron Aus, noorpoiss, võttis ära teil selle finiši, aga ta vist oli ka kõige värskema jalaga seal või? Jah, ta seal sai selle peale mängida, et nii kaua kui Mikku nagu ees oli, siis ta ei teinud nagu kaasa palju. Ja nii ta läkski, et ta oli kõige teravam jah lõpus. No, väga poliitkorrektne vastus oli sul. Jah. Mis sul endal nüüd, lähed Aasiasse tagasi kohe? Ja nüüd ma homme juba reisin Kingai Lake'i velotuurile. See, mis päris suure kõrguse peal või jah, sa tead seda ka? Seal läheb, kui viimastel aastatel on etapid või mäekurud olnud üle 4000 meetri. Minul õnnestus 3800 peal käia. Mina vaatasin ka, et esimene etapp on nagu platoo peal, et see mingi 2100, 2200 ja kõige kõrgem tipp on 3800 midagi. No okei, kuule Norman, aga suured tänud ja head reisi ja loodame, et sulle hapnikku jagub sinna Aasiasse siis. Aitäh! Olgu. Jõudu! Vot Norman andis hea sissejuhatuse siis Balti meistrivõistlustele, kus Normanil küll endal natukene ebaõnnestus medalit ei saanud, tiitlit ei suutnud kaitsta, aga nagu ta ka ütles siis, et tõenäoliselt ei olekski isegi suutnud seal ees nende meestega sellisel rajal võidu sõita, kuna seal ikkagi World Touri mehed, vaatasin Madis Michels ja AVG Power oli seal 4 tunni peal 330, et paljudel meestel võib-olla suudavad sellist Powerit ainult tund ja natukene peal hoida, et ennast mitte väga palju kauem. Aga tõesti, Madis Michels sai oma esimese sinimustvalge särgi, tõenäoliselt mitte oma karjääri viimase. Elisabeth Ebras võitis naistesõidu ja meestes siis tegelikult minu jaoks üllatusena hõbe oli Markus Mäeuibo, noor 19-aastane kutt ja pronks läks siis Aaron Ausile ja üldvõidu võitis Tom Skunge. Kui seda sõidule näiteks tagasi mõelda, võib-olla ainult süvaanalüüsi tee, aga mis oli teie jaoks kõige suurem selline üllatus eilsel siis Balti meistrivõistlustel? No Jass, alustas sina või? No puhtalt nagu, kes seal ees oli, siis sa selle mainisid ära juba, Markus Mäeuibo, et piisavalt noor ja need World Touri mehed on piisavalt viisakad, et näha, et ta lõpuks niikuinii konkurent ei ole. Lasid tal nii-öelda istuda. Ja ega ausalt öeldes, võidusõit oli piisavalt raske, et õiged mehed on poodiumil, ütleme niimoodi. Aga kas see oli üllatus? Väga suurt üllatust lõpuks ei olnud. Mihkel Reim, kes oli ees olemas, keda tundus, et äkki sõidab ikkagi võidu peale kuni selline 40 kilometrit enne lõppu. Ta küll hiljem, eile õhtul kirjutas nii-öelda siis sotsiaalmeedias, et tal on olnud siin mitu kuud terviseprobleemid, et ta teadiski, et tal tegelikult sellist võimekust ei ole. Aga kas sõidu käigus see oli ikkagi üllatus, et ta niimoodi sealt ära kukkus, Rene? No jah, lõpuks tagant järgi infoga järgi ei ole see ju absoluutselt üllatus, et ju tal ongi kehva olla praegu ja nii on. Ja ega me ei teadnud ju ta täpselt seisu ja eks ta ise lootis ka paremat, aga ei ole veel nii heaks läinud. Ega kui me vaatame nüüd siin Eesti tuuri või Leedu tuuri pealt, ega siis midagi suurt sealt oodata ju ei olnud, et oleks pidanud ikkagi olulise sammu pidanud edasi astuma, et seda vahepeal teinud ei ole. Ma rääkisin Markus Pajuriga siin täna hommikul telefonitsi ja siis Markus ütles, et tuletame meelde, et eesgrupis oli Markus Pajur ja Markus Mäeuibo, mõlevad, kes Savagnieu tiimis sõidavad Prantsusmaal ja head sõbrad. Siis noorem Mäeuibo siis hakkas kohe päris palju vahetusi vahele jätma ja proovis ikkagi rohkem tuules olla, sest sai aru, et see võimsus, millega seal Neljans, Skuins, Michels ja Mikutis sõidavad, et see on selgelt World Touri tase ja temal seda pakkuda ei ole ja ta ei saanudki seal võrdseid vahetusi võtta, ta pidi säästma hakkama. Siis Markus Pajur endise profina ka veel, ütleme, arvas, et ta on heas vormis, ta ütles, et ta on heas vormis,
aga võistluskalender on juba nii palju lahjem, et tegelikult seda võimekust ei olnud. Ta läks ka võrdselt tööd tegema nende profidega ja need profid ta tegelikult lõpuks kustutasid ära, et tol hetkel, kui kiirendati, siis ta oli ikkagi juba piisavalt rajale jätnud, et ta ei suutnud kaasa minna ja kukkudes tahagruppi, siis tagumiste meestega ta suutis jälle ilusti koostööd teha, et ta küll lõpuks Aaronaus karistas ta seal ära, sest Aaron oli enamus võidusõidust nagu Markus ees, pidanud natuke kavaldama ja rohkem tuules istuma ja mitte nii palju energiat raiskama, sest nende profidega seal võrdseid vahetusi ei olegi võimalik võtta, et nagu Norman ka ütles, et tema ja Taaramäe seal tegid kõvast tööd ja Taarakas oli tõuse taga niimoodi vedanud, et kõik ainult rippusid, siis ega ees sul oli 4 sellist meest, kes andsid niimoodi vahetusi, et kui sa hakkasid nendega võrdselt tööd tegema, siis ega see tappis kiirelt ära, et täiesti loogiline, et ka Mihkel Räim seal ees lihtsalt ära tapeti, kui ta ei ole oma parimas minekus. Aga mis puudutab naiste sõitu, siis mulle ikka iga aasta jääb see kripeldama, et tüdrukud, pagan küll, võtke ennast kokku ja tõmmake see asi laiali ja tehke jõuga ära, et teil on tasemevahed nii meeletud ja siis ma pean vaatama seda võidusõitu 2 tundi järjest niimoodi, mitte midagi ei toimu. Aga väga hea kommentaator oli 2 tunni jooksul. Võiks kohe alguses ikka show'd teha, nagu meestesõidus on ja asjad paika ära panna ja siis vaadata, et kes ellu jääb ja siis see võidab, et praegult tihtipeale enamus sõitu nad ikkagi alaloidlikult vaatavad üksteisele otsa, kindlasti aitab see kaasa ka, et meil on muidugi vähe sellisel tasemel sportlasi, nagu on võib-olla Elisabeth Ebras, Laura-Lisette Sander, seal Dana Ruslapa, et sealt Lätis, kes seal Leedu poole pealt veel on osad tüdrukud, et need, seda massi, kes võib-olla rahvusvahelisel tasemel võidu sõidavad, on vähe ja siis nad peavadki üksteist patsima seal ja tänu sellele on ka see hoog väiksem ja ei juleta võib-olla neid liigutusi ära teha. Et meestesõidus on teada, et seal puntama ikkagi alguses kuidagi pooleks saada, sest muidu on vaja hakata seal kõvast taktikat tegema ja paras peavalu, kui mingi paugutamine käib. Et naistesõidus tahaks ka nagu sellist otsustavust natuke varasemas sõidufaasis juba näha, et see sõit ise võib-olla huvitavam oleks. Võiks küll jah, naised võib-olla on liiga ratsionaalsed seal, et ootasin neid väga raskeid kohti ja seal tegid seda sõitu, et ma arvan, neile endale oleks ka tegelikult vajalik sellist head tugevat, iga tugev võidusõit hooajas tegelikult ju viib siin nii-öelda taseme mõistes edasi, et ma arvan neile ka Eesti tüdrukutele, kes profikarussellis ringi sõidavad, oleks väga ju võimekuse mõistes vaja seda sellist 2,5 tunnist nii-öelda põhjagaasiga sõitmist, see valmistab ette neid ju järgmisteks võidusõitudeks ja see ju kogu selle Balti meistrivõistluste mõte ongi, et me oleme kõik, 3 riiki oleme natuke liiga väiksed, et oma keskis teha vinget võidusõitu, et paneme kokku seljad ja teeme siis 3 peale vinge võidusõidu, et meeste seas on see väga hästi toiminud, et naised võiks ka natukene võib-olla julgemad olla rünnakute vaates. Aga rääkides üllatustest, siis lihtsalt mainin ka siia juurde ära, et ainukene üllatus võib-olla oligi see, et kui meestesõidus alguses laiali läks küljetuule lõigu peale, et minu jaoks oli üllatus, et Norman seal ees olnud, aga oleks eeldanud ja tegelikult oleks võinud ka Rein seal olla, et kui oleks Norman ja Rein ees olnud, siis oleks justkui kõik asjad paigas olnud sellele võidusõidul, et nemad kahekesi kuidagi jäid sinna taha, et ülejäänud tundus suhteliselt loogiline ja lõpuks ega sellisel võidusõidul, kus on kohe klots peal, siis sellise võidusõidu Tom Squins peabki võitma, kuigi ta sulle seal enne sõitu vist luuletas ka midagi, et ta on tervist paigast ära. Luuletas, ma ei tea, mis ta rääkis. See on Tomsi käekiri minu arust, et läheb alati sellise jutuga peale, et on poolvigane, aga siis tuleb maailmameistrina välja. Ja, aga eks iga võidusõit on, et keegi peab ikka midagi maha magama ja keegi tugev, et pole ühtegi võidusõitu, kus kõik tugevad on ees olnud. Aga jah, tõesti, Tom Squinch ütles mulle 10 minti enne starti, et hommikul veel mõttes, kas ta üldse tuleb võidusõidu starti, et tal on nii kehv olla ja natukene haige, aga ikkagi austusest Balti meistrivõistluste vastu ja ikkagi kuna see Lätis on, et siis ta ikkagi tuleb ja proovib natukene sõita. Proovis natukene sõita ja võitis. Aga selline see Squinch on. Aga hüppame natukene kaugemale, hüppame siis Vahemere äärde. Itaalias oli kõige suurem üllatus kindlasti nende siis meistrivõistluste raames. See on kindel nädalavahetus, kus kõikide põhimõtteliselt riikide meistrivõistlused toimuvad, samamoodi toimus Itaalias ja seal ei võitnud võidusõitu ei Filippo Ganna või keegi selline väga nimekas Itaalia prof, vaid võitis mees, kes sõidab sellises harrastajate klubis. Põhimõtteliselt kui sama
väärne, kui näiteks Eestis oleks näiteks pelotoni rattur võitnud või paralepa rattur võitnud need Balti meistrivõistlused eile, et kuidas selline asi sai juhtuda ja kas juba räägitakse, et see Itaalia meister, et tal on umbes nädala aja pärast on profileping taskus, kas selline mees, kes võidab Itaalia meistrivõistlused 26-aastasena, olles küll kunagi olnud proff, täna sõidab harrastajate tasemel, kas see Itaalia meistrisärk on selline valuuta, et sellega saad ükskõik millise tiimi juurde minna ja saad enda lepingu, sest kui näiteks Madis Mikkelsilt eile küsisin, et ka enne starti, et kui sa särgi võidad, kas see kuidagi mõjutab sind, et sa, ma ei tea, hierarhias liigud ettepoole või saad näiteks Tour de France'ile tänu sellele peale, et sa näitasid, et sa oled heas vormis, ta ütles, et pigem ei. Aga kas Itaalia on ikkagi nii palju suurem, et Itaalia meistrisärk on rattaspordi hierarhias ikkagi nii kõrgel, et tänu sellega saad kohe nii-öelda free pileti profiks? No meil Eesti kontekstis võib küll seda öelda jah, et Eesti meistrisärgiga siin suuri lepinguid toodud ei ole. Nüüd, mis Itaalias saab, eks saame näha, et ega selge see, et see on kõva värk, kui sa oled Itaalia meister ja nii mõnigi toetaja või tiim Itaalia toetajaga või kellel seal turu peal on oluline osa, siis nad võivad selle järgi minna. Kui nendest kuttidest rääkida, kes sellest klubist sõidavad, see klubi on siis üldse 2 aastat. Eelmine aasta oli see 2 mehe klubi, kes sõitis kruusasõite. See aasta siis pandi 16 meest kokku, kui ma enne õigesti vaatasin, seal oli 9 itaalast, 7 erinevat rahvust üldse, seal oli ka skandinaavlasi, siis 9 itaalast, nendest enamus sõitis Itaalia meistrivõistlusi ja nendest 3 oli 13 hulgas. Ja tegemist ongi siis kuttidega, kes siis väidetavalt on alahinnatud, et ei ole ühel, teisel või 3. põhjusel leidnud omale profimeeskonda, aga tegelikult kõvad vennad on siis pundi kokku pannud, sõidavad neid kruusasõite üle maailma ja samamoodi siis teise kategooria sõite, kuna nad on UCI teise kategooria tiim, nii nagu oli ka siin meil Cycling Tartu Team Ampler, siis nad esimese kategooria, et Team Ampler oli meil UCI tiim, Quent-tiim, aga kui klubi Cycling Tartu enne seda oli tavaline amatöörklubi, siis ka nemad on tavaline amatöörklubi, et nad ei ole UCI tiim ja see tähendab seda, et saavad teise kategooria sõitudele peale, esimese kategooria sõitudele enam peale ei saa. Et nad on mõned teise kategooria sõidud see aasta saanud, käinud ka siin Kanadas sõitmas, Ameerika pinnal, Skandinaavias käinud sõitmas, aga nad suuri sõite ei sõida, enamasti gravelit, küll siis kutid olid kõik täielikus tippvormis Itaalia meistrivõistlusteks ja tegid seal tiimina ikka väga kõva sõidu ja et veel võiduga ära võtsid seal World Touri profide vastu, siis kui me räägime üllatustest, siis see oli kindlasti kõva pauk, et kui vaata ka nende meeste varasemaid tulemusi siin maantee peal, siis tolle kutti, kes võitis, parimad tulemused olid 2x5 U23 Girol, sealt edasi Lotosse profiks ja sealt edasi Q36,5, siis päris selliseid tulemusi kordagi näidanud ei olnud vähemalt nendes tiimides, et ta võiks Itaalia meistriks tulla, et selles mõttes kindlasti kõva üllatus. Kas amatöörid üldse saavad seal Itaalia meistrivõistlusi sõita, kui see on eliitkategooria, tuleb see liiga palju kokku ju? Jah, et see on teine nüüd point, et kuidas see lükk ära tehti, et see tiim peale lasti sinna, et mis nipiga, et seda ma ei tea, et mis tagamad seal on, et see meeskond peale lasti. Oled sa kindel, et see ei ole Quent-tiim? Ja kindlasti on amatöörklubi. Aga kas ei ole, et ikkagi riigi meistrivõistlused, kui sul on selle riigi nii-öelda eliidi litsents, et siis sa saad sinna peale või suurtemal riikidel on ainult tiimiirega? Kas sest ju Prantsusmaal on tegelikult, või suurtes riikides, kus on suured profitiimid, siis see on ju normaalne, et seal ei ole tiimi nii-öelda suuruse nii-öelda lage ei ole, et kui ongi see mingi AG või Franchise de Joe põhimõtteliselt 26 meest 30 on prantslased, siis nad kõik saavad minna Prantsusmaa võidusõidu starti. Jah, et suurtel riikidel on amatööridel eraldi võidusõit, et tegelikult need kutid on ju amatöörid, et amatööridel on eraldi eliidi meistrivõistlused ja profidel on siis eraldi meistrivõistlused. Aga jah, mingi nipiga nad seal Itaalia meistrivõistluste peal olid, kuidas täpselt ei tea, mis tagamad seal on, me ei tea seda, aga tehti neile võib-olla Itaalia alaliidu poolt mingi erand,
aga igal juhul väga kõva värk, et profitiimide vastu niimoodi ära võtta. Tore, aga hüppame siis juulisse. Kohe algab rattaspordi aasta kõige suurem sündmus, Tour de France. No eelmises taskuhäälingus ka arutasime, või tegime väikseid ennustusi ja Rene ütlesid ilusti, et esimese nädala lõpuks on Pogačari ja Vingegaardi vahe vähemalt minut. Peale Dauphiné tuuri, kus Pogačar võttis ikkagi väga veenva võidu Vingegaardi ees. Kas me peaksime arutama selle üle, et kui suurelt Pogačar võidab tuuri, kas on see minut, 3 minutit, 5 minutit või 10 minutit, või endiselt on mingi õhkõrn võimalus, et Vingegaard äkki ikkagi suudaks üllatada ja suudaks siis võimekuse poolest kuidagi Pogačari üle mängidest. Mingi väike ju hetk oli see võimalus üleval, kui Vingegaard tegelikult eralistardis Dauphinel Pogačari võitis. Peale seda muidugi Pogačar tegi vigade paranduse ja võitis üle minutiga Dauphiné, aga kas on väga igav Tour de France tulemas, et meil on võite teada või on veel mingi võimalus? No võimalus on kindlasti, et ma võib-olla selle temposõidu juurde natuke läheks, mis kriteeriumide Dauphineel oli. Kuna me tegime ise samamoodi seal süvaanalüüsi enda poiste jaoks, et kuidas seda sõitma peaks ja pärast tagantjärgi analüüsi, kuidas teised seda sõitsid, siis tegelikult esimesed tulemused olid ehmatavad küll selles mõistes, et me ei oodanud, et Pogačar saab Vingegaardi ja Evenepoeli käest nii pikalt ära selle temposõidu, eriti arvestades selle temposõidu spetsiifikat, et mis seal raja peal nagu oli, et oleks võinud Pogačarile väga hästi sobida see rada tegelikult. Aga kohe, kui läksime piltide peale, temposõidu piltide peale, siis saime aru, millega tegu. Pogačar oli reaalselt kaalust maha võtnud versus kevadega. Ta oli ikka päris mitu head kilo kaotanud, nägi imeõhuke välja, mis tähendab seda, et ta oli mägedes väga kõvad tööd teinud, kaalu kaotanud ja võib-olla ei olnud jõudnud lihtsalt nendest mägistest trennidest piisavalt ära taastuda selleks kriteeriumide Dauphinéks. Natukene oli seda võimu seal puudu sileda peal ja see maksis talle temposõidus kätte, et ta ei olnud päris omas mahlas või omas toonuses. Ma usun, et tuuriks ta on ise selle vigade paranduse ära teinud. Loomulikult nähes neid pilte peale temposõitu olime me kõik omas tiimis vähemalt veendunud, et nüüd mägedes ta teeb küll selline aita kõigile, et kui ta on veel nii palju kergem kui varem ja seda võimsust on suutnud tõusude peal hoida, siis ei tohiks talle vastast olla ja nii tunduski. Aga loomulikult kriteeriumide Dauphiné on ikkagi peaaegu kuu aega enne Tour de France'i, et selle aja jooksul on raske ette ennustada, et Vingegaardil üldse ei ole võimalus, seda enam, et Vingegaardil on kindlasti ka väga tugev meeskond, et eks nad ikka proovivad kõigest väest ja tuuri peal alati võib kõiki juhtuda, et 3 nädalat on pikk aeg. Kuidas sina, Jasne, et mida peaks Vingegaard tegema, et seda siis vahet Pogačariga vähendama ja kas see on lihtsalt taktikaline ma arvan, üllatus või midagi muud? Kui on niisugune enam-vähem siledapoolne eralistart, ta saab nii Evenepoeli ja Vingegaardi käest nii või naa eralistardis. Võib-olla mitte nii palju, aga ta natuke kaotab, ma arvan. Ta on see aerodynaamiline positsioon võib-olla pole nii ideaalne. Sest me ju näeme, et Pogačar on maailma parim ühepäevasõitja tänasel päeval. Võidab Tour of Flanderseid, on Milan San Remol, krutib ise Filippo Ganna ja Van der Poeliga eest ära. Vingegaard seda ei tee, ei sõida nii-öelda ju grupisõitudes siledaid maid niimoodi, nagu sõidab Pogačar, aga siis millegipärast eralistardis on Vingegaard parem, kui on Pogačar siledal. Kus see vahe tuleb? Võimalik niimoodi, et proovige nagu vanaemale seletada, kuidas see toimub? Punkt 1 on see, et eralistart sa lähed värskena peale ja sa panedki seal värskena 30 minutit nii palju, kui tuleb. Aga need, kus Pogačar eest ära sõidab, on peale 200 kilomeetrit, mõnikord juba 100 kilomeetrit enne finišit, eks ole. Aga ta on lihtsalt palju täiuslikum võidusõitja, kui on Vingegaard ja isegi palju täiuslikum kui Evenepoel. Ja Evenepoel on lihtsalt eraldistardi friik. Ta ükskõik, kas ta sõidab seda maanteerattaga või ta sõidab või temposõidurattaga. Tema asend on lihtsalt kõige aerodynaamilisem. Ja kui see pingutus ei ole rohkem kui pool tundi või ütleme maksimum tund aega, siis ta on parim maailmas sileda peal. Me tegime aegade võrdluse temposõidu järel siis
Evenepoel võitis kogu temposõidu esimese 4 kilomeetriga. Peale 4. kilomeetrit ja seal oli kõige suurem vastutuul ja kõige rohkem aerodünaamika mängis rolli. Ja Evenepoel on lihtsalt nii aerodünaamiline, et ta liikus need esimesed 4 kilomeetrit vastutuult kõige kiiremini. Suure tõenäosusega mitte rohkem vatte siis mängu pannes, vaid lihtsalt olles kõige aerodünaamilisem. Ja sealt edasi muutus rada tehnilisemaks, raskemaks, sealt edasi finišini sõitis ta tegelikult suhteliselt võrdselt Vingegaardiga, Jorgensoniga ja nii edasi. Et Pogačar ei võtnud oma edu lihtsalt välja seal tõusu peal, nii nagu oleks eeldanud, tal ei olnud piisavalt plahvatust seal ja samamoodi kiirete lõikude peal kogu aeg natukene hävis. Et Evenepoel lihtsalt on selline väike, kuidas nad kutsuvad teda bullet rocket või et ta on selline hästi kompaktne väike vend, kes suudab kiirelt vändata. Ja ta ütleb ka intervjuudes, et tema nahk on väga aerodünaamiline. See on see põhjus, miks ta sõidab siis lühikeste varrukatega, aga ta muidugi ajab ka omal need käekarvad ära, et oleks natukene aerodünaamilisem. Aga kui Evenepoelist rääkides või üldse tuurile vaadates, siis kollektiivselt me saame aru, et Pogačar on täielik favoriit ja suure tõenäosusega selle võidab. Vingegaard peaks olema tal kõige lähemal, aga võib-olla küsimus ongi, et suurim küsimus, et kes saab 3. koha? Kas 3. koht on kindlalt juba Evenepoelile antud või kes võiks selle peale nii-öelda üllatuspoodiumi olla? No ma ei tea, Jass, mis sa kostad, väga raske. Mina ütleks seda, et Evenepoel on hetkel kindlasti põhivend 3. koha peale. Samas Evenepoeli ütleme, taust on selline, et ta on väga paljudel kordadel murdunud ühel, teisel või 3. põhjusel mingil hetkel suurtuuril. Et ette ennustada, et ta kindlasti 3. tuleb, on keeruline, et Wismal endal on Jorgenson sinna pakkuda. Buitrago siit Bahrein Meridast ütles, et tema soovib kindlasti. Ineos tuleb Rodriguezega kindlasti selle mõttega. No ja siis sul on veel Hendrik Massid ja nii edasi, kes kõik tegelikult unistavad sellest poodiumist. Äkki Roglic veel tõuseb tuhast? Jah, võib ka Roglic vabalt, et üldse imesta. Giro ju ebaõnnestus ja ega talle niisama Red Bullis palka ei maksta, et sealt ikka oodatakse tulemust ka. Mis võib-olla räägib Evenepoeli kahjuks ja näiteks sa tõid välja Buitrago, kes on siuke, ta on kolumblane või ei ole või hispaanlane? Kolumblane peaks olema. Nii, et see viimase nädala, kus on need päris pikad tõusud seal, mis ei ole küll üle mõistuse rasked või järsud tõusud, aga jube pikad tõusud, üle tunniajased tõusud on ju seal Alpides. Ja Evenepoel minu arust kogu aeg hävinenud just nendel väga pikkadel tõusudel, et kus Vingegaard on vahe sisse teinud ja kus mõnikord on ka Pogačar raskustes on. Nüüd Pogačarist rääkides, siis kui ma oleks puhtalt eelmise aasta taustat võtnud, siis ta need natuke lühemad tõusud, siis ta jätab igal pool Vingegaardi maha, aga need väga pikad tõusud, seal võib see kaalukohus natuke teistpidi olla, aga kui te nüüd räägite, et ta on mingi 3 kilo maha võtnud, siis ma arvan, see kaalukohus ei ole enam teistpidi ka. Nii et... Aga Evenepoel ma arvan, et nendel väga pikkadel, võib-olla isegi mitte väga järskudel tõusudel, lihtsalt seal hävib. Aga see 3 kilo Pogačaril maha või suurusjärk paar kilo, et kas see võib ka tähendada, et nendel lühematel tõusudel ja sellel just esimesel nädalal, kus on päris palju selliseid ühepäeva sõidu stiilis trasse, et kas siis seal on oodata seda, et Pogačar ei ole enam nii üle teistest ja just ka Vingegaardist, kuna ta on kaalu kaotanud? No tegelikult Dauphinel tundus, et mitte mingit probleemi ei olnud, et kus tal võib, kelle vastu, tal võib seal niisugusel probleem tekkida, on näiteks Van der Poel, kui ta tahab kuskile etapi peale minna. Et Van der Poel on oma ikka samasuguse pauguga jalas, et seal võib see väike vahe võib-olla tulla. Van der Poel ei saanud kriteeriumid Dauphinel ühtegi etappi kätte, aga see, mis ta seal tegi, oli tegelikult ikka väga-väga võimas, et ta teatud sõiduolukordasid läks lihtsalt jõuga enda kasuks kallutama ja loomulikult see rattasport nüüd nii lihtne ka ei ole, et sa jõuga kallutad sõidu enda kasuks ja siis paned ikka veel lõpu ka veel vastastele ära, et Tom Škunz seda tegi Balti meistrivõistlustel. Aga tegelikult tal oli reaalne võimekus seal 2 etappi võita, kui oleks teistmoodi sõitnud, natukenegi teistmoodi. Plus üks finiš läks kaia umbes samamoodi täpselt nagu Madisel see Šveitsi tuuri viimane etapp.
Et tal oli seda võimekust kõvasti, et Van der Poelilt ma seda ilusat show'da ootaks küll selle aasta tuuril. Aga teeme sellise ennustuse pigem, et kas Pogačar võidab selle aasta Tour de France'il kõige rohkem etappe individuaalratturina? Täiesti võimalik. Sest et etapid on paljud ikka rasked, et eelmine aasta võitis 6 või? Jah, paneme sinna sprinterid vastu, on ju. Ma just mõtlen selle peale, et Milan on küll sprindis seal kindel faarit, aga samas nii Tim Merlier kui Philipsen või samamoodi suudavad seal kaarte aeg-ajalt segada, et see kuigi hea sprinter on oma poiss tegi seljaprügiseks Milanile alles hiljuti ju. Jah, et Jake Stewartki tegi Milanile alles siin seljaprügiseks nõus. Tuur oli küll veel kaugel ja ütleme, kriteeriumi Dauphiné etapid olid väga rasked sprinterite jaoks, ikka väga rasked. Et nad ikka pidid normaalselt kannatama selle, et finišini välja jõuda. Mida tuuri peal seal puhast sprindifinišites ei ole. Lil Trekil ma julgen väita, antud hetkel on ka kõige kõvem lahtivedamisrong maailmas. Et nende lahtivedamisrongil hetkel ma arvan vastast ei ole, kui me läheme Tour de France'ile. Palju sul sprint üldse tuleb? No mingi selline 6-7 tuleb kindlasti, mis on sellised ilusad puhtad sprindid. Okay. Et sellised 6-7 finišid. Et selles valguses jah, ma olen nõus, et Pogačar võib võtta kõige rohkem etappe. Et ma pakun 4. 4 etappi ja sul on veel eelmine siis ennustus ka soolas, et esimese nädala lõpuks on Pogačaril minut vahe Vingegaardi ees. Siin juba 2. No mul on pea normaalselt pakul, pange mehed ka midagi lauale. Mis sina, Jass, arvad? Ega raske vastu vaielda selles mõttes, et kindlasti ma ütlen, et hoopis vastupidi on asi, et see oleks nagu peaga vastu puud jooksmine, aga ma pakun siukse asja, et Van der Poel on peale esimest nädalat liider, kui mitte kohe juba peale esimest päeva, ma ei tea, mis seal alguses toimub. Esimesed päevadel on kohe päris, seesama algab selle Lilli etapiga, seal on esimese nädala lõpus sellised mõnusad esimest etappi võidab sprinter, sealt nad saavad üle nendest põksudest. Kes võidab? Keegi sprinter ja väga võimalik, et sama Milan või siis seal Milan võidab. Ma ei ütle, et Milan võidab, seda ma ei ütle. No seal võidusõit toimub sisuliselt Tim Merlieri kodus, esimene etapp. Tema kodu tõusub kõik, Montnoir ja nende alda elab. Kassel ja. Jah, Kassel ja, et seal on tal, ma pakun, et esimese etapi võidab Merlier. Kui lähme nii kaugele, et me peame hakkame ennustama. Mina siis pakun, et see teine kiire poiss on Philipsen. No väga hea. Aga Jassil on selles mõttes, ma arvan, päris lähedal sellele, et Van der Poel võib liider olla esimese nädala lõpuks. Üldse ei imesta. Aga kui me seda saadet praegu siin salvestame, siis on endiselt õhus küll väga õhkõrn võimalus, et EF Education ei ole oma tuuri siis koosseisu veel avalikustanud. Ainult on ka teada see, et nende liider, kes oleks pidanud olema Richard Carapaz, on haigestunud, ei lähe Tour de France'ile ja väike võimalus on, et Madis Mihkel saab siin selle nädala jooksul selle kõne ja ta toimetatakse Prantsusmaale. No see ei ole nädala jooksul, see on, täna me oleme siin esmaspäeval, eks ole, ma ei tea, kuna see podcast kolmapäeval peab juhtuma see, ehk pärast salvestamise hetkest, siis homme õhtul peab Madis selle kõne saama. Siis on veel võimalik. No loodame, et siis saab. Ja ikkagi siis Champs-Élysées etapp natukene raskem etapp kui eelnevatel aastatel on siis eestlaste jaoks pidupäev. Ja Madis ütles mulle eile peale finišit, et talle tehakse ka ilus sinimustvalge ratas, ehk siis see oleks eriti vinge, mida siis tuuril see aasta näha ja ma arvan kindlasti Madis on see kõige õigem mees, kes selle Eesti lipu võimalikult kaugele viib. Aga nende siis ennustustega, mis me kõik oleme, spordisõbrad oleme üles kirjutanud ja hakkame siis Renele ja Jassile neid meelde tuletama, kui tuur algab, siis ja kindlasti ma kõigile rattaspordifännidele soovitan
meid jälgida erinevates kanalites, sest võib juhtuda, et kui me teeme sellise ühise Tour de France'i etapi vaatamise kuskil toredas kohas, kus Rene ja Jass olete äkki mõlemad kohal ja saate natukene nii-öelda juurde rääkida samal ajal, kui võidusõit käib ja proovime selle ikkagi rattakommuuni võimalikult palju koos hoida. Aga kindlasti juuli on kõige huvitavam rattaspordikuu, jälgime Tour de France'i ja jälgige Rattarõvi podcasti ja kõik ideed. Oota, ennem kui lõpetame, Kristo, sa ise pead kõik aru andma nüüd. Kuidas sul Balti meistrivõistlustel läks? Ei ole näinud neid kuldmedaleid? Kuldmedalid ei ole, pronksmedal tuli. Andsin ka teistele võimaluse. Et mina olen ikkagi amatöör ja Eestis on ka amatööri meistrivõistlused ja seal tegin oma tubli sõidu, aga... Kes sul selja prügiseks tegid siis? Karl Arnold Vendelin, kunagine hea sõber, sõitsime koos võidu ja ta sõidab endiselt harrastajana edasi ja on väga heas vormis ja tegi taktikaliselt targa lükke ja sõitis enne ikkagi lõpuring ära, punkis meestega minema ja lõpuringile jõudes oli juba 1,5 minutit vahe ja seal ei olnud enam midagi teha. Selline see rattasport on. Et sellepärast me istungi siin. Ei piisa ainult 1 minutist, vaja ikka paar tundi järjest klotsi anda. Jah, no eks ma pean sinuga trenni tulema, et siis saad mulle näpunäited jagada või mul on ka vist tõenäoliselt, ma olen ikka nii kaua eemal olnud, et mul on ka seda sinna klappi kõrva vaja, et öelda, et kuule Kristo, nüüd pane, et ära enam oota. Et ma tundun, et olen sellesse faasi oma rattaspordikarjääris jõudnud. Aga tuuri vaatest mina arvan, et lihtsalt ennustuse mõistes ma ikkagi usun, et tuleb täpselt samasugune poodium nagu eelmine aasta, Pogačar, Vingegaard, Remko, nii Rodriguez, Mas, kõik teised. Ma kardan, et see esimesel nädalal esiteks pooled, siis nii-öelda kokkuvõtte mehed, kas on pikali kuskil, ikkagi kukkumistega neid natukene kõrvaldatakse ja teistpidi, et lihtsalt positsioneerimisega nad jäävad hätta. Remkol on tiim, kes seda täielikult toetab ja eralistardist ta ikkagi võidab kõikide teiste ees sihukese minuti vähemalt teistega kokkuvõttemeeste ees ja ma usuks ka, et ma arvan, et Pogačar võtab see aasta, ei võta 4 etappi, vaid võtab 3 etappi, et ma arvan, et tõesti Van der Poel tundub see aasta natukene parem olevat kui eelmistel aastatel, et esimesel nädalal ma ei usu, et Pogačar ühtegi etappi endale kätte saab, et ma arvan, et sellised punchi etapid võtab pigem Pogačar või äkki isegi Van Aert või keegi selline üllatus, et äkki Kevin Monkelen, kes on suurepärases vormis siis Tour de Suisse'i Kuule, aga kui sa ikkagi numbri julgesid välja käia, siis me saame ju midagi vahele panna, et sina ütlesid, et Pogi võtab 3 ja ma ütlesin 4. Et, no Jass ütleb, mis sa vahele julgeb panna? Ei, mina ütlesin ka 4. Või mina ei öelnudki midagi. No Jass on minuga pundis ühesõnaga, et 3-4 vastu. See, kes kaotab, siis see toob nii palju pudeleid. Nii palju pudeleid, täpselt. Suurepärane. Paneme selle vahele, kõik Eesti rattaspordifännid on praegu selle tunnistajad, ehk siis mina ütlen 3 etappi, te ütlete 4 etappi. Vaatame, kuidas läheb. Pane oma 3 pudelit külma. Kui Vingegaard võidaks, ma arvan, et rattaspordil oleks tegelikult oleks see parem. Siis selline gigantide heitus jätkuks ja oleks põnevust järgmistel aastatel rohkem. Jah, aga pane ikkagi oma 3 pudelit külma. Ma panen 3 pudelit külma, ära muretse. Need on kogu aeg külmas. Ootavad õiget hetke. Aga selline oli meie tänane taskuhääling. Loodetavalt saite väikse sissevaate spordirektorite ellu, saite sissevaate siis tuuri. Jälgige meid erinevates kanalites ja muidugi igasugused ideed, millest me võiksime rääkida, keda siia ka kutsuda, on väga oodatud. Minuga olid Eesti rattaspordi legendid Rene Mandri, Jaan Kirsipuu, mina olin Kristjan Vaga. Toredat rattasuve teile. Toredat rattasuve.